standard meelelahutusega ehk siis reisiga Prantsusmaale. Prantsusmaal on natuke pisike, paar sammu ja ongi. Ja praegu oli Hispaanias. Vaatan siin on pargitud siia mingi tühi Politsei Nacional, see on siis Hispaania riigipolitsei auto. Et huvitav, kas nad ootavad kedagi Prantsusmaa poolt midagi ulakat äkki. Huvitav autod tuttavad. Ja mulle see teekond meeldis selle Seegri jõe ääres Prantsusmaal. Ma lähen sinna. Mõtlen seda, et äkki näeks mõnda supermarketit. Ma ei näinud ühtegi, aga ma tahaks minna korra hüpata läbi ja vaadata, mis seal Prantsusmaal see iva näiteks on ja mis seal müüakse midagi head äkki. Või Hispaanias ei müüda. Ostaks midagi. Aga ei ole nagu midagi. Kohe piiri. Ma viime nagu üle piiri, aga kohe suveniire ostma. Seal on mingid korve ja mingid, ma ei tea, mingid ja korvid on siin ka. Tule Prantsusmaalt üle piiri esimene mõte. Ostaks endale äkki ühe korvi. Ja siis selle savinõu ka. Mis kuradi mõte on? Kui need korvid on väga ilusad. Äkki peaks ostma enda oda. Kolm maksavad. Suured on kolm. Aga ma olen Balticu pardal tegelikult äriklassist. Ma kaasa lähen. Võiks mingi korvi osta. Samas on mul selline reegel, et ma ei osta kunagi asju, kui ma välismaal käin. Seepärast ma saan käia, et ma ei osta noodi. Eestis käi osta noodi. Üldse ei osta noodi. Ma täielik minimalist. Nodi aastad on läbi igaveseks. Isegi kui tundub vajalik, nodi ei osta. Sest midagi peab tegelikult vajalik. Okei. Huvitav, keda see politsei seal ootab Prantsusmaa poolelt saabumas. Keegi paha inimene tuleb Prantsusmaa poolelt praegu. Ja on teada, et ta võib seda teed mööda. Politsei on muidu hea asi selles mõttes, et kui sa oled nagu politsei autodega saad aru, kus riigis sa oled, et ma käisin seal oma Hitlerist põgenemismissioonil, siis ma olin vahepeal kindel, kas ma olen juba Hispaanias või ma olen või Prantsusmaal ja siis ma jäin selle üle mõtlema, et kus ma olen. Siis möödus must Prantsuse patrullauto, politsei patrullauto, ja ma olen ikka veel Prantsus. Ja politseist on midagi kasu ka. Aga jah, mis teha. Täna ma olin sellises hotellis, mis oli ikka mõnus pommiaut. Sest ma vahetan hotelli vastavalt selle, mis on kõige odavam. Ja nii saab tegelikult vahetada, saab elada väga luksuslikes hotellides ka väga odava hinnas mõnikord. Kui on sellised päevad, kus neil ei ole küll, neil on tühja tube palju. See on võimalik jääda hotellis, mis on 120 € tuba. Võimalik jääda mingi ala alla 50 eest. See on nagu selline luksus, mida ma muidu lubada ei saaks, kui ma oleksin nagu normaalne inimene. Nii et, aga see tähendab seda, et mõned tööd tuleb elada ka pommiaukudes. See on ka okei, sest ma olen pommiaugu inimene. Mida ei ole vaja. Teisest saab kuskil tekki üle pea tõmmata ja vahetada. Nii. Nii meile siis Prantsusmaal nagu ikka. Veel ei ole, kohe olen. Ja huvitav, keda see politsei seal ootab. Võttes mitte mind. Ei, ma lähen teisest suunas. Ma ei ole kindel, et ma sama teed mööda tagasi tulen. Võib-olla ma tulen kuskilt metsast. Aga ma arvan, ma tulen ka sama teed mööda. Ma ei hakka võib-olla ära eksima. No nii. Jõuamegi siis Hispaania lõpuni. See maja on väga huvitav, mis siin taga on. See on nagu viimane maja Hispaanias. Ja inimesel on kindlasti väga põnev. Ja on selline romantiline, see võiks nagu filmi teha, huvitav selle maja. Mis maja see on? Selline vanaaegene nagu härraste maja. Kui sisse selles mõeldakse, et eravaldus tõmba uttu vanamoorisse. No nii, ma olen siis piiril. Ja üks samm on juba Hispaaniast väljas, nii et ma olen Prantsusmaa. Tore, ma siis kolan siin natuke ringi siin Prantsusmaa vaatan, mis siin täna saab. Vist ei saa midagi, sest see on lõunaaeg ja kõik on kinni ja kõik on kilomeetris, aga ma lähen sinna jõe äärde jalutama.